Tere õhtupoolikust, Rattalõvi podcasti püstolreporter Andrus Rikas Brüsseli lähistelt ja täna Martti Alesmaa Märjamaa lähedal teenuselt, mis ei ole väga võõras koht mulle ka, sest ma ise olen, ütleme nii, et tollitee bussipeatuse juures tihti külaline. Me tunneme Martti 11 juba tükk aega, vist esimest korda kohtusime siis, kui Eesti koondisega sa tulid Belgiasse. Võib-olla alustaks selle jutuajamisega ja et sa lühidalt tutvustad ennast podcasti kuulajatele, et mis on sinu rattaspordi taust ja sinu mehaaniku karjäär erinevates tiimides. Ja, tere ka minu poolt, et täna olen siis mehaanik tiimis Pinarello Q36.5 ja ütleme selles karussellis ma olen, ütleme minu nii-öelda see võidusõidu mehaaniku karjäär sai alguse 2018 aastal Eesti koondisest, et ütleme sealt see lumepall veerema läks ja see oli niisuguseks heaks hüppelauaks mulle ja ütleme siis täna aastaid hiljem olen siia jõudnud, et just 1,5 nädalat tagasi lõppes järjekordne Tour de France ja juba on nii-öelda uued seiklused silmepiiril, et selline niisugune ütleme huvitav seiklus on see olnud kõik need aastad, mis siia vahepeale on jäänud, et ma vaatan 2 aastat, 2018 Eesti koondise mehaanik, siis Trinity Racing. Mis tiim on Trinity Racing? Trinity Racing oli ta isegi vist täna ka veel mingil kujul eksisteerib, et ta alustas siis ka 2018 sügisel. Loodi siis esialgu tsüklokrossi meeskond ümber Tom Pitcocki ja siis sealt nii-öelda ütleme, kuidas ma sinna üldse sattusin, siis 2018 olime MM-il Austrias Innsbruckis ja mina siis olin Eesti koondisega ja siis tolle siis Trinity Racingu ütleme, üks eestvedajaid Kurt Bogarts, belglane, toimetas Iiri koondises, oli seal nii-öelda põhivedajad ja peatreenerid nii-öelda, et ja siis juhtusime meeste eliidi sõiduaeg saateautot jagama Eesti ja Iirimaa ja mina küll too päev ise autost taga ei sõitnud, aga Jaan Kirsipuu siis oli seal koos Kurdiga auto. Ja mingi hetk kuidagi jutu käigus selgus, et on vaja siis talveks tsüklokrossi hooajaks mehaanikut ja siis kuidagi seal pakkus mu välja ja ütleme, ma olin siis sõidu ajal seal kuskil joogipunktis, andsin poistele pudeleid ja mingi hetk tuli kõne, et kuule, et siuke variant, et mis arvad ja ega seal nagu pikalt mõtelda ei olnud, et seal hommikust saati, ütleme, kõlgutasin jalga ja mõtlesin, et nüüd on koondisega hooaja viimane sõit, et nüüd on vaja kuidagi talvel hakkama saada, et leib laua peale saada ja selline kõne tuli siis, ega seal suurt nagu mõtlema ei pidanud, et peale sõitu siis nii-öelda rääkisime juba täpsemalt edasi ja nädal hiljem olin lennuki peal ja lendasin Belgiasse, et siis olin 5 kuud jutti, kaua see tsüklokrossi hooaeg seal oli, et kogu selle aja seal Belgias ja sain nii-öelda omad esimesed kogemused ja viitsad seal kätte, et oli siuke huvitav talv, et jäin ellu ja siis sain hakkama, et Jaan Kirsipuu on nendes jutuajamistes erinevate mehaanikutega, Eesti mehaanikutega, kes profitiimides töötavad, korduvalt välja tulnud, siinkohal tervitame Jassi. Nii et Jass oli nagu põhimõtteliselt sinu agent, sinule teadmata müüs sind juba järgmisse tiimi, aga lihtne oli otsustada.
tegi selle stiilid ennem ära juba, et mul oli lihtsalt vaja siis telefoninumbrid vahetada ja sealt läks nii-öelda asi edasi, ütleme jah, talve tegin ära ja tegelikult nad järgmiseks suveks juba tahtsid mind nii-öelda veel palgata, aga siis ikkagi jäin veel koondisega ja Cycling Tartuga toimetama, ja siis 2019 talvel läksin siis uuesti tagasi Belgiasse samamoodi seda tsüklokrossi tegema, Kas siis sa Trinity Racingus, kui sa olid seal mehaanik oktoober 2018 kuni juuni 2020, siis sa saidki Tom Pitcockiga tuttavaks, et sinna võetis nagu juurde keegi või sa olid üks esimesi mehaanikud seal? Ütleme mehaanikutest võib-olla algusest peale võib-olla ma olin üks selline, kes nii-öelda siis põhimehaanikuid, et seal oli nii abilisi Belgiast ja kui ka paar britti käisid seal nädalavahetustel abiks, aga see, kes nii-öelda siis selle põhimusta töö ära tegi ka nädala sees, et võistlused olid küll laupäev-pühapäev, aga kogu siis see ettevalmistus oli siis nädala sees, et meil oli mõlemal hooajal lisaks Tomile 2 võidusõitjat veel, et kokku 3, et tsüklokrossis seal 3-4 ratast võidusõitja kohta, mis igal võidusõidul ka kasutust leidsid, et siis seal nädala sees seda tööd jagus, et kõik laagrid üldjuhul tuli lahti võtta, puhtaks teha sellest mudast ja jamast, mis sinna siis võidusõidu aeg sisse kogunes, et kus siis veel nende tubularide liimimine ja et oli see, et seda kurta ei saanud, et midagi teha ei oleks olnud, Hästi, peatume korraks selle tsüklokrossil, kuna ma juba 20 aastat Belgias elan, siis siin ongi nii, et maanteehooaeg lõpeb ja siis hakkab kohe tsüklokrossi hooaeg põhimõtteliselt ja talvel on ka nii, et on viimane tsüklokrossi võidusõit ja siis hakkab kohe maanteehooaeg. Mitu võistlust siis sa selle 2 aasta jooksul Trinity Racingus tegid, et kui pikk see mitu võistlust selle talvekrossi hooajal siis tuleb kokku, ütleme keskmiselt? Hea küsimus, ma kordagi niimoodi kokku ei lugenud. Iga nädalavahetus põhimõtteliselt. Aga põhimõtteliselt iga nädalavahetus, et seal mingi ütleme selline, kas novembri lõpp ja detsembri algus oli mingi periood, kus meil käisid seal Hispaanias treenimas mõned nädalad, et siuke võib-olla 2, et väike paus kuskil tekkis, et aga üldjuhul et ikka iga nädalavahetus ja ka nädala sees, et Belgias neid riigipühasid on, kus nädala sees saad ka rattavõistlust korraldada ja saab rahvast tulla kaasa elama ja nautima, pluss siis veel see jõulu- ja aastavahetuse periood, mis on hüppis seal on need 3, need tiigem ja need on nagu täiesti meelelahutuslikud kontserdid. Hakkavad väga hilja ka, umbes 8 ajal. Ütleme, et see 5 kuud läks päris kiirelt, et ei saanud arugi, et ei olnud nagu ei mäleta, et oleks hetke olnud, kus oleks lihtsalt jalgu kõlgutanud ja mõtlenud, et midagi et oleks igav hakanud, et oleks selle lollusi otsima hakanud. Et tsüklokrossis kõigile Rattalõvi podcasti kuulajatele vaatajatele aru saadakse, et see on põhimõtteliselt tunniajane, eliidil on see tunniajane võidusõit, sõidetakse ringide peal kusagil 10 ringi. Seda on nagu hea vaadata, et tunni aega on võitja selgunud ja seda raja ääres olles seal saad võib-olla 2-3 kohas võidusõitjad näha, et see on nagu, et ei ole nii, et nagu Tour de France tuleb see rongkäik, loobitakse seal nokamütse ja pudeleid ja siis tuleb võidusõitjad ja siis vaatad ülejäänud aja oma device'idest, telefonist või mis iganes. Ja selline küsimus, et mis on nagu kõige raskem tsüklokrossi võistlus sellel hooajal, kui sa Trinity's olid, et
MM on erinevates riikides ja tihti on ta muidugi Belgias ja Hollandis, kahest riigist tuleb kõige rohkem võidusõitjaid, aga ka on Ameerikasse viidud, kus Tomil läks väga hästi. Et mis on see kõige kõige raskem, kõige porisem, kõige hullem tsüklokrossi võidusõit Belgias? Noh, seal ikka on need, et jah, sõltub päris palju, kuidas ilmaga veab. Just, seda küll, jah. Et see Namur ja... Namur on ja raske, on jah. Et siuke hästi tehniline ja kui sajab ka veel, et üsna porine, et ja samamoodi 1. jaanuar on see Sven Nissi karikas paalis, et seal on ka siuke porine ja liiva hästi palju, mis ka hästi tehnikale ei meeldi, et jah, et eks see väga palju sõltub ilmast, et mäletan mul esimesed sõidud või see esimene nädalavahetus, kus mul oli, et siis sai nagu päris lihtsalt hakkama, et õues oli mega palav ja ligi 30 kraadi, et lühikestes ja särgi veel olid, et naersin seal, et telekast olid varem näinud, et kuidas külmetad ja et see nagu ei ole üldse tsüklokrossi moodi, et mis te mehed räägite. Jah. Aga Overijses, et Räuvenkurss, kuidas see, minust seda vähemalt belglased ja reporterid peavad seda ka päris poriseks, kuna see on tavaliselt detsembri alguses vist, et siis on, kui Eestis sajab lund, siis Belgias tavaliselt talvel sajab vihma, et seda ma olen neid radasid ka ennem läbi sõitnud pärast, et kui on sadanud, siis on peaaegu võimatu seal kõike trassi läbi sõita, et jah, ma mõtlen, mul 5 aastat olen seda tsüklot teinud ja mõtlen, kui seal Overijsesse sattunud oleme, siis ega ilusat ilma ma ei mäleta seal, et Aga viimane küsimus veel tsüklokrossi kohta, et sa ütlesid, et mitu ratast on igal tsüklokrossi võidusõitjal siis võistlusel kasutada? Keskmiselt 3-4, et 3-4. See tähendab seda, et seal, kus saad ratast vahetada, kui on väga porine, siis vahetatakse ka ratast, et mehaanikud saavad ratta puhtaks pesta põhimõtteliselt. Jah, et rajal on, või siis igal võistlusrajal on üks nii-öelda boksiala, mida siis võistlejad 2 korda ringi jooksul saavad külastada, et siis seal vahepeal saame nii-öelda ratta uuesti töökorda sättida, et Ja sa ütlesid 2 korda, et selles mõttes, kui läheb ref katki või mingi tehniline rike, sa pead jõudma sinna tehnilisse alasse põhimõtteliselt. Jah, et siis peab see nii-öelda õnnefaktor ka olema, et kui see sul 100 meetrit peale seda boksi juhtub, siis ei ole muud teha, kui see poolrada uuesti nii-öelda läbi jalutada või liikuda kuidagi, et tagasi ei tohi tulla. Tagasi kahjuks tulla ei tohi, et okei, see on hea teada. Ja nii 2 aastat Eesti koondis, 2 aastat Trinity Racing, tsüklokrossi tiim, Tom Pitcockiga ja siis sealt sa hakkasidki rohkem temaga nagu koos töötama, sellepärast et järgmise töökoht oli sul Ineoses, kus sa töötasid pea 6 aastat või 5,5 aastat, kui rohkem. Ja siis olid juba Tom Pitcocki isiklik või ihu või kuidas keegi tahab öelda või see personaalne mehaanik või nagu öeldakse, et kui suur võidusõitja, tuntud kuulus võidusõitja läheb teise tiimi, siis ta võtab kaasa mehaaniku, senjööri, massööri ja veel paar abimeest, et siis sina oled spordidirektori ja treeneri. Spordidirektori ja treeneri, jah, et räägi natuke sellest, et kuidas see nagu sõprus, aga ka see koostöö siis Tom Pitcockiga on läinud nende aastatega, et ei ole vahet, kas ta võtab tsüklokrossi ratta, mountainbike'i, maanteeratta ja sa oled alati olnud nagu see tema usaldusisik, kes keerab need viimased kuuskandiga viimased pingutused, et ei ole liiga palju ega ei ole liiga vähe, et kõik toimiks. Ja, eks ta on selles osas huvitav olnud, et kui ma sinna Belgiasse kunagi läksin, siis ega ma temast kuulnud olin, et teadsin, et noor Briti talent on ja aga see, et ütleme see,
meeskond, kuhu ma siis läksin, et see just tema ümber ehitatud on, et seda ma tegelikult sain alles Belgias teada, et seda jah, mul ütleme varem, kui seal Austrias siis nii-öelda infot vahetasime, siis ega jah, see mulle ka nii-öelda oluline on, et ma lihtsalt jah, oli vaja kogemust ja mingit varianti talveks ja et seal väga palju nagu ei tahtnud ise ka valida või jah, et aga läksin Belgiasse läksin Belgiasse ja siis nii-öelda kohale jõudes said nagu aru, et mis meestega tegemist on, My name is Tom. I'm a talented British rider. You might have a success with me if you follow my lead. Et siis jah, alates 2018 sügisest on siis jah, see koostöö meil toiminud, et on jah, nagu mulle ka nagu huvitav, et erinevaid selliseid distsipliine teha, et saad nagu mudases mängida ja ka maante peal käia, et Tom Pidcock on, kas ta siis Cyclocross oligi see, millega ta alustas või seda ta lihtsalt tegis talvel või kuidas see tema karjäär nagu võitsile lõi? Ütlen, eks ta ka jah, noorena tegelikult sõitis kõiki asju, et nii tsüklot, maanteed kui ka maastikuratasi, et kõiki distsipliine ja see on tegelikult jah, ütleme nüüd viimased aastad on rohkem rõhku maantee peale pandud, aga see jah, see selline off-roadi osa on ikkagi ka jäänud, et see meeldib ja pakub vaheldust, et ja tuleb hästi välja ka, et siis miks mitte, et eks need on nagu, ma arvan, kui siin võrdluses kõrvale Van der Poel tuua, et siuksed enam-vähem ühte tüüpi, et sõidavad kõiki distsipliine ja ma arvan, see nagu täiustab seda kompotti, et jah, seda on näha just näiteks need lõpukiirendused on need ühepäevasõidud Milan-San Remo, Flandria Tour või Roubaix, et see Cyclocrossi plahvatuslikkus, kus on tunni aega võidusõit kõrge pulsiga, aga seal on ka seda plahvatuslikku vaja, et lihtsalt nende maantevõistlustel on, seal on ütleme 5,5 tundi ennem on võidusõitu ja siis on see tunniajane Cyclocrossi kogemus seal taga, et Tom Pidcock on ka tulnud olümpiavõitjaks mountainbike'i sõidus. Sina olid ka seal kaasas? Olümpial ma nüüd ise ei käinud asju sättimas, et ütleme esimene aasta, kui see seal Tokyos toimus, et siis see 2021 jah, nii-öelda kogu selle eeltöö tegime siis Ineose tiimiga ära ja kuna ma olin Ineose palgal ja see koondise osa oli selline jah, et päeva lõpuks on see, et kes maksab, tellib muusika ja et mul olid nagu nii-öelda oma tööandjale kohustused ja neil oli koondise juures ka väga hea tugi olemas, et siis seal pluss veel sinna Jaapanisse see reis, et kõik nii-öelda logistilised asjad ka sinna juurde, et mis asi kogu selle, jah, räägi. Kogu selle eeltöö ja testimised asjad tegime eelnevalt ära, et see nii-öelda olümpiaks ettevalmistus tegelikult algas 2020 aasta sügisel, et nii-öelda varustuse testimisest tuli leida siis sobiv ratas, amordid, rehvid, jooksud, et nii-öelda kogu kompott kokku panna, et kõlab nagu F1 mehaaniku töö, et sa kõiki nagu vaatad see noise, harshness, vibration, kuna ma kunagi töötasin sellise firma nagu mis toodab Monroe amortisaatorid, siis on ka see väga täpne see amortide ja motorbike'is eriti, et seal on nagu, et see on mitte liiga jäik, mitte liiga pehme, et see nagu selle õige muusika leidmiseks, selliseks parkuuriks, selliseks võistluseks, mis täpselt seal ees ootab, et see on päris peenmehaanika, ma saan aru, et selline otsimine ja leidmine. See on jah päris huvitav, et ütleme tollal, kui me alustasime, siis tegelikult Pinarellol ka
maastikuratast ei olnud ja siis me seal olid ainult kleepsud. olid ainult kleepsud, et siis me esimene aasta seal otsisime ja leiutasime, et aga saime päris hea asja kokku, et mida sa ütled, siis tegelikult tehtigi siis ratas võidusõitja jaoks nagu rätsepülikond põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll jah, et oli niisugune huvitav protsess, et milles osaline olla, et siis jah, sinna olümpiale kui läks, siis oli nii-öelda süda rahul ja oli nagu nii-öelda toimi pill oli all, et oli. Pääsid kaduma ei lähe just, et pagasi lennufirmade käes. Aga mis siit välja joonistub, võib-olla huvitav aspekt kuulajatele ongi see, et sina töötad profimeeskonna jaoks ja kui need profid võistlevad siis oma riigi, kas siis britid või siis Eesti koondise jaoks, siis sellel tiimilt, kelle mehaanik sa oled, siis tihtilugu kutsutakse need kaasa, kes siis on nagu need elitaarsed, kui ma võin seda sõna kasutada, sellised mehaanikud, kes siis ka tiitlivõistlustel kommertstiimi võidusõitja eest hoolitsevad, sellepärast et kommertstiimid nagu Ineos, Pinarello ja teised on huvitatud, et nende võidusõitjad saavad kõrgeid kohti tiitlivõistlustel, mis toob nendele ka kuulsust ja au. Et seda ma nägin ka vist, me kohtusime ka koroona ajal see Itaalia MM-il Imolas, ma mäletan, siis olid Ineosega vist. Siis olid brittidega tõenäoliselt. See oli mul esimene aasta Ineoses ja siis ma käisingi seal, võtsin Belgias baasist sprinterbussi ja siis kõik, kes meil tiimipoisid kuskil koondistes olid, et käisin, jaotasin varustust laiali ja pärast peale sõitu korjasin jälle asjad kokku, et. Ja ma mäletan, sa rääkisid, meil eestlastel oli see vahva elamine seal mitte väga kaugel Imolast, et käisid ka külas meil seal korra. Sõitsin. Et paneme nüüd nagu öeldakse hoogu juurde, kas see raami pealt või vahetame käiku, kas raami pealt või pidurilengide küljest, aga hakkame nüüd rääkima Ineosest. Aasta juuli 2020, kui sa läksid Ineosse, siis ta oli veel Sky või? Ei, siis oli vist, mõtlen, kas esimene aasta äkki või oli 2019, kus nad jätasid poolhooaja pealt. Et siis oli esimene aasta nagu täishooajaga Ineose kirjade all, et aga jah, endine Sky tiim siis. Endine Sky tiim Ineos, kes ei tea, siis Ineos on tuntud Briti chemical firma ja Grenadiers on siis selle mehe firma, kellele Ineos kuulub ja toodab maastikuautosid, mis sõidavad iga ilmaga igalt poolt läbi põhimõtteliselt. Et aru saada, kes on need, mis Ineos Grenadiers tähendab, et selle Grenadiersiga on ka mingi lugu, et see on põhimõtteliselt see Grenadier, mida paaris kasutatakse, selle Ineos omanik istus ja mõtles ja siis mõtles, et ma panengi selle nime nendele maastikuautodele, mida ma tootma hakkan ja sellest saidki Grenadiers. Grenadier on alkoholivabade jookide nagu lisa selline siirup, mida kasutatakse. Aga see selleks, nii et sina läksid siis või Tom Pitcock läks Trinityst Ineosse ja sina läksid taga kaasa, ütles, et Martti, mis sa siin ikka siin mudas teed, et tule maante peale, seal on palju kiiremad ja palju uhkem ja palju jõukamad võidusõidud ja auhinnad. Räägi natuke sellest ka. Jah, et eks ütleme, et niimoodi naljavisata ja tehniliselt rääkides, siis tegelikult ma olin aasta ennem seal juba kohal, kui Tom tuli, et see. Sa pidid rattad valmis panema, ma saan aru, mehaanikud, see ongi nagu esimene viiv tuleb ikka hiljem. Aga jah, tänu temale see kontakt nagu tekkis üldse, et see oli, mõtlen, 2020 aasta seal jah, jaanuari aasta algus, kui asjad nagu liikuma sinna suunas hakkasid, et ei tegelikult just isegi 2019 mingi hetk, et enam täpselt ei mäletagi, et aga selle
oli nagu esialgne plaan jah, et ma 2020 siis teen nii-öelda 50-50 suvel, et natuke juba Ineosega ja siis Trinity Racingus ka samamoodi Okei, siis okei, et Pitcockiga, seal oli nagu talved ka nii, kindlustatud. aga siis tuli jah see Covid vahele ja pandi nagu kõik asjad seisma, et siis lõpuks nagu jah, oligi niimoodi, et selle Trinity'ga ühtegi võidusõitu ma siis suvehooajal ei teinud, et see U23 programm neil oli ka üsna kokku kuivanud, et ega neid võidusõite väga ei olnud ja kui see kalender lahti läks, siis ma olin juba nii-öelda täiskohaga Ineose kirjas, et Nii et ma saan aru, tsüklokrossi tiimi on võib-olla lihtsam saada, kes tahab olla külmas, vihmas, mudas, rattaid hooldada võistluse ajal, enne, pärast on see nädalavahetus või nädala keskel. Aga saada nagu parketikõlbulikuks, et saada Ineosse, saada võib-olla sellel ajal kõige jõukamasse rattatiimi, et kuidas see võimalik on, et tuleb meest teenusepeatuselt, sõidab Tallinna, sealt lendab sinna Gendi lähedale, kus Ineose tiimi servicekurss on Belgias, et räägi, kuidas see nagu reaalselt siis nagu võimalik oli või kuidas see, kas oli see asjade kokkusattumus või oli see, et sa tegid head tööd Trinity Racingus või kuidas see sulle jah, võimalikuks sai? ütlen tegelikult, kui ma kunagi koondisega juba alustasid, et siis jah, neid siukseid häid kokkusattumusi seal juhtus, et said aru, et tuleb lihtsalt ise mees olla, tööd teha ja siis võivad asjad juhtuma hakata, et kui lihtsalt kodus istuda ja heal õnnele loota, siis tõenäoliselt ei juhtu midagi, aga jah, seal ütleme, see ratta seltskond on selles suhtes äge, et kui sa seal juba nii-öelda kuskil mingis kohas sees oled, siis tuleb ise ka nagu avatud olla ja suhelda inimestega ja kunagi ei tea, kus miski uks jälle viia võib, et nii see jah, lõpuks oli nagu et kuidas ma sinna Trinitysse sain, see sinna Tsüklosse ja siis sealt edasi Ineosesse ka, et eks see kõik sihuke selline jah, juhuste kokkulangevus ja et ise juhtusid ka õigel ajal õiges kohas olema, et nagu hästi õlitatud või vaksitud kett ja hammasrattad, kõik nagu sujus, et ju siis oli jah, tähtede seis hea, et ütleme, et oleks lihtsalt kodus istunud ja CV-sid saatnud, siis tõenäoliselt, et saadaks siiamaani. Et põhimõtteliselt sina said World Touri profitiimi nii, et sa ei saatnudki CV-sid, said läbi nagu kontaktide, inimestega suhtlemise, sind teati seepärast, et sa olid juba Briti tsüklokrossi tiimis Trinity Racing mehaanik olnud. Ja sa ütlesid, et sina läksid siis enne Ineosse kui Tom, et sa siis ütlesid, et Tom, tule ka, et siin on päris okeid rattad ja kiired jooksud. Et eks tal need eellepingud olid nagu sõlmitud, aga ta jah, ametlikult see esimene hooaeg oli 2021, et siis ma olin juba sihuke poolaastakest olnud ja nagu vana kala juba seal, et teadsid, mis ja kus, et. No aga räägi, mis nagu see esimene pool aastat seal Ineos oli, selles mõttes, et sa oli ikkagi, see on nagu, parimatest parim, et crème de la crème, et see Ineos, see on nagu, see on nagu kõige parem kaubamaja Londonis, et kui sinna saada, et mis see kõige suurem muutus, et mis see kõige suurem keelt sa räägid, inglise keelt Trinity Racingus olid, et mis see nagu see, kas see oli mingi vau-efekt, et vaatasid, vau, et jookse on nii palju, et ei näegi, et horisondini on servicekursis jooksud ripuvad või mis võis olla? Ja, eks seal, kui ma nüüd nagu oma sellele praegusele karjäärile tagasi mõtlen, et see võib-olla oligi, et ma läksin ka peale seda juuli algusest kuni siis aasta lõpuni olin Belgias peaaegu 5 kuud jutti, et see võib-olla on olnud mu sihuke kõige selliseid raskemaid perioode, et see
ütleme see aasta lõpp, kus peale siis seda esimest Covidi breiki tehti kõik jälle lahti, et põhimõtteliselt kogu siis nii-öelda võistluskalender, mis muidu on jaanuarist kuni oktoobri keskpaigani, oli siis esimene võidusõit, mis tehti kas augustis, hakati jälle võidu sõitma, et augustist kuni sinna novembrini, et kõik sinna sisse pressitud. Rubee oli vist oktoobris või muidu on seal pari tuur. Et uus meeskond, uus organisatsioon, et meil seal seda personali, ma arvan, kokku oli umbes 100 ringis, et korralik suurusega ettevõtte. Et mis ma rääkinud ka olen, et see nii-öelda rataste ehitamine või seadistamine, et see tegelikult on, ma arvan, selle töö juures kõige lihtsamaid asju, et rattad on ikka rattad, aga sellest nii-öelda kogu organisatoorsest poolest aru saada ja pluss siis see inimeste kompott ka, et erinevad rahvused, erinevad isiksused, et kuidas, kellega, mida mingil ajal öelda, et samas teise vennaga parem kui midagi ei ütle ja lased lihtsalt mingid olukorrad minna, et kogu sellest kupatusest nagu läbi akseldada ja aru saada, et see on nagu võib-olla kõige nõudlikum, et eks see oli siuke päris siuke nõudlik ja keeruline aeg, aga samas nagu tagantjärgi mõeldes äge ka, et eks ma rääkisin siin teiste mehaanikutega ka, et see tuleb, joonistub välja et kui sa ikka mehaanik oled sa Türil Käru vahel Raplas või Tallinnas või Pärnus, siis sa rattad oskad teha, aga just see inimsuhted, diplomaatia, erinevad rahvused, kuidas ja eriti brittidega, britid kunagi ei ütle midagi otse, sa pead nagu väga hästi aru saama, mida nad ütlevad või nad tahavadki öelda seda, mida nad ütlemata jätavad. Et selline, see oskus on nagu hästi oluline siis, kui sa ka staffi liige oled. Et mul tekkis siuke küsimus, et kas rattatiimides on ka nagu siuke rebaste ristimine, et oled uus mehaanik, et esimesel tiimi kogunemisel pead, ma ei tea, karaoket laulma või midagi sellist. Ma tean, et näiteks Belgia jalgpallikoondises on nii, et kes on eliit või selle meeste koondised, kui kutsutakse esimest korda, et siis sa pead näiteks laulma seal õhtusöögi lauas mingi salmikese või midagi, või midagi muud tegema, kui sa laulda üldse ei taha. Et kas midagi sellist on ka rattatiimidel või? Et nagu uue staffi ristimine? Mõtlen, ma sellest päris õigest ristimisest vist Ineoses jäin kõrvale, sest et jooma 10 tüübeli õlut. Et esimesed, et muidu vist on tavaliselt see detsembri laager, kus tavaliselt kõik siis nagu kogu staff kohal on, aga tänu nendele Covidi aastatele siis sinna meile nagu tervet tiimi kohale ei veetud ja siis ma sain niimoodi ära nihverdatud, aga eks ikka tehakse siukseid mänge ja karaoket ja küll pead seal mingid vahved kostüüme kandma ja et inimesed on leidlikud, et ikka siuke lõbus. Kas mul tekib siin küsimus, et profid, võidusõitjad peavad aasta lõpuni kandma selle tiimi riietust, millega nende leping on, ehk siis näiteks kui Madis Michels nüüd kirjutas augusti alguses lepingu alla Alpecin Premier Techiga, siis esimesse laagrisse oktoobris või tõenäoliselt novembris, detsembris, ta peab kuni aasta lõpuni sõitma IF-i varustuses, et kas mehaanikutel on ka nii või mehaanikutel lähed juba sinna, siis ei ole see, et sa pead käima veel eelmise tiimi dresside ja tossudega ja tõukedega. Meil õnneks nii karm see asi ei ole, et küll lepingud on, ma arvan, see periood on ikka sama, mis nagu võidusõitjatelgi, et jaanuarist kuni detsembri lõpuni, aga et õnneks staffi, personalile need reeglid nagu nii karmid ei ole või me võib-olla ei ole nii palju nagu pildis ka, ütleme meedia poole pealt kui võidusõitjad, et siis et nii nagu tähti ei närita, et saab nagu natuke... Sul on hea kogemus ka, sa läksid ühest profitiimist teise, et kui sa läksid Ineosest ära, sa läksid vist
aasta või paar hiljem, kui Pidcock läks Ineosest Pinarello Q36,5 ja kes siis ei tea, Pinarello on Itaalia rattatootja ja Q36,5, mitte 35,6, 36,5 Pro Cycling Team, see on siis rattariiete valmistaja. Kas see tiim asub asukoha Šveitsis või ta on registreeritud Šveitsis, on see bränd on ise Itaalia? Ütleme jah, Pinarello rattabränd on Itaalia, siis riiete tootja, ütleme jah, Šveitsi, Itaalia sugemetega, see on ikka miks, et miks, et tiim ise on registreeritud Šveitsis, aga ütleme kogu siis see logistika või baas asub meil Hollandis, et sellised. Et kui sina läksid sinna Pinarellosse, kas sa siis läksid juba esimesse laagrisse, oli see detsembri laager või sa siis või alles jaanuarist, et kuidas see üleminek nagu puht niimoodi tehniliselt kujuneb? Siin on kirjutatud, et sa läksid jaanuaris 26, ma vaatan, et siis sa läksidki. Jah, et no tegelikult ütleme Ineosega mul viimane võidusõit oli oktoobris ja nädal hiljem käisin juba uue tiimi baasis vaikselt uudistamas ja natuke asju sättimas, et seal jah, ja mõtlen Ineosegagi, viimane võidusõit oli küll oktoobris, aga novembris õnnestus veel ühel velodroomi aerotestimisel käia, et sain, et jah, nii-öelda leping on aasta lõpuni, et selles suhtes on nagu võid veel jah, selliseid üllatusotsi aasta lõpus ka teha, et aga jah, et see, ütleme, detsembri laagris juba olin ka kohal, et nii-öelda siis see sulandumine oleks võimalikult lihtne ja valutu, et. Okei. Siis Pinarello, et kuidas nagu see üleminek oli, et sa läksid nagu hiljem, et kas siis Tom kutsus sind või sa peaaegu 7 aastat, 6 aastat peaaegu töötasid Ineos, sa tundsid ka, et sa vajad muutust või kuidas see vahetus tuli, et tõstsid lihtsalt käe üles, et okei, ma tulen kaasa. Jah, et eks see, ütleme, info, et tõenäoliselt nad kuskile siis Tom siis liikumas on uueks hooajaks, see oli mul juba jah varem olemas, aga kuna see olukord jah üsna selline keeruline oli, et eks tal oli see kehtiv leping Ineosega veel ja kogu see tiimivahetus jah, lõpuks ta vist läks ka detsembris alles, et ma veel tegin talle seal nii-öelda uueks hooajaks Ineoses rattad valmis ja et see on siiamaani Tommi nimega seal nurgas. Jah, et eks ta siuke, et mina olen nagu alati proovinud enda asja ajada ja mul olid nagu omad kokkulepped juba tehtud, et see oleks jah, ütleme päris keeruline minek olnud sellel hetkel, et aga jah, eks ma ka tundsin mingi hetk ise ka, et on natukene muutust vaja ja see keskkond seal jäi natuke nagu, ma ei teagi, kas ei olnud enam huvitav või siuke, ma ei teagi, et iseenesest kõik on nagu tore, et oleks võinud seal vabalt edasi olla, aga kuidagi jah, selline tundsid, et vajud mugavustsooni ära, et nagu platoo tekkis. Ärritajat on vaja, et kõik on liiga tore ja lihtne, et komfortsoonist välja, et see on see, et sa oled nagu hea klaveri häälestaja, siin sul ei ole vahet, et pead selle klaveri ära häälestama, ehk siis nagu paralleeli tuua võidusõidurattaga ja see ei tähtis, kes sinna ratta selga või kes sinna klaveri taha istub siis, et sa keskendud oma tööle. Jah, see äraminek Ineosest. Eks seda nalja nad viskasid kohe algusest peale, et ega sa siin muud varianti pole, et pead siin meie juurde tulema ja seal samas tiimis on praegu üks lätlane Emis Lepins ka, keda ma varasemalt tean ja temagi, et iga kord, kui kuskil võidusõidul nägid, siis jälle tuli, viskas kätt ja ütles, noh, kuule, et tere. Mis sa pullid siin, et see siuke mentaalne töötlus oli
oli juba nagu jah, pikalt algusest peale kestnud, et jah, ega see Ineosest Tom Pitcockil äraminek ei olnud kõige roosalisem, ta pidi ju sõitma Lombardiat ja siis minu arust see oli, kas see oli Lombardia viimane võidusõit, ta oli heas vormis, ta oli võitnud Pariis või selle mitte Pariis, vaid mis see ühepäeva sõit on, Torino. Milan-Torino, ei. Milan-Torino, aitäh, jah. Ja et noh, see oli kolmapäevane nagu kesknädala semiklassik ja siis enne starti saab teada, et Ineos tegi kõrgemal tasemel sellise otsuse ja noh, eks siis oligi tal lihtne minna. Ja Ineos sõitis ennem Pinarellodega, siis põhimõtteliselt sul palju nagu contenti või seda sisu ei muutunudki. On see nii? No nüüd on muidugi teised. Ütleme jah, see Pinarello omanik siis on ka meie tiimi omanik, et see on jah, see, ütleme, mõõdunud aasta sõitsid nad veel Scotti ratastega, aga siis jah, nii-öelda 2 hooaja vahepeal tehti ka see rattabrändi vahetus siis ära, et jah, mul oli nagu selles suhtes lihtne üleminek, et sain seal teisi kolleege õpetada ja nõu anda ja rääkida, kuidas, mis nagu, et mis need siuksed head võtted ja nipid on, et mida. Nii et mida sa ütled, et Pinarello sõitis Scottidega alguses? Jaa, et nad vist olid, et see tiim äkki 3 või 4 viimast hooaega on nad Scottiga olnud, et et jälle kui paralleele tuua siis jalgpalluritega, siis jalgpalluritel on, kui on 1 aasta jäänud, siis klubid üritavad seda müüa jalgpallurid siis teistesse klubidesse, et selle pealt siis mõõdukalt või väga suures ulatuses teenida. Jalgratturite puhul see nii ei ole jalgrattaspordis, aga tihti, või ütleme tihti, vaid on olnud rohkem kui mitu olukorda, kus võidusõitel on kehtiv leping, nagu Tom Pitcockil oli Ineosega, ja siis ta läks ära sellepärast, et ütleme nii, et see keemia või need suhted läksid natukene nagu sassi, suusad läksid risti. Et siis on tavaliselt ka see, et see tiim, kuhu võidusõite läheb, siis on mingisugune nagu mingi kompensatsioon makstakse, et me teame, et Red Bull maksis Quickstepi Belgia tiimile, kui ta läks aasta varem, kui tal oli leping veel aasta aega. Nüüd on palju räägitakse Sexasest, kellel on 27. aasta lõpuni Decathloniga leping, et võib-olla ta läheb ära, et kas sa natuke avaksid neid ka kaarte nii palju, kui sa saad, mitte et me tahaksime siin rahast rääkida, aga lihtsalt, et kas see oli ka see case, et siis Pinarello pidi Ineosele leidma mingisuguse nagu kommertsliku lahenduse, et üks võidusõitja saaks minna ja siis Ineos saaks oma võidusõitjatega edasi minna. See on hea küsimus, et seda võib-olla oleks sul seal hea saunalavale lahata, et Barcelonas oleks pidanud Tommi käest teise päeva stardist küsima. Otse küsima, et seal oli nii pala, seal oli väga raske midagi küsida. Et eks jah, ma olen ka igasuguseid jutte kuulnud, aga ma proovin oma asja ajada ja teha, et las mehed suure laua taga teevad omi asju otsuseid, et eks jah, neid jutte on igasuguseid, et kus see tõde lõpuks on, et mida rohkem meil eili visata saunas ja rohkem õlut juua ja kasari jões käia, siis lõpuks see tõde ka kusagilt välja tuleb. Aga natuke see probleem ongi see rattaspordi see genereerimine, raha genereerimise, et noh, võidusõitjad saad ju nagu nii lihtsalt nendega rääkida, noh, peaaegu kui sul sinna padlockile ei ole pääsu, aga sa saad autogrammi küsida ka sealt värava tagant, piletit ei pea ostma suurtel võidusõitudel, on need ühepäevasõidud, velotuurid. Teleraha läheb, aga see läheb valdavalt Asole, kes omab siis Tour de France'i paljusid ühepäevasõite klassikuid ja Girot, et see revenue tootmine ehk siis seal müügitulu tootmine ongi nagu probleem, et ei ole ka, et kui rattur läheb üle, et siis teine tiim saab selle eest raha, et noh, muidugi on hea näha, et mingid uued
toetajad tulevad rattaspordi juurde, et kuna see return on investment on, öeldakse nagu neli korda, et kui sa miljoni paned, siis sa põhimõtteliselt 4 saad nagu meedias tagasi, kui sa paned 10 milli või 100 milli, siis saad nagu 4 korda tagasi, et oleneb palju sul panna on. Aga räägime siis Pinarellost ja tuurist, et proovisin suga kokku saada Barcelonas, tulin esimest 2 etappi vaatama, aga tööd oli sul palju, kuumust oli palju. Et kuidas sul läks Tour de France, kuidas teie tiimil läks Tour de France? Ütleme nii, et lõppkokkuvõttes jäime rahule, et kokkuvõttes Tom oli 9. meie parimana ja Top 10 on väga kõva sõnum. kahel etapil oli 3. Et selles suhtes jah, see oli seekord meie maksimum ja tuleb rahul olla. Vahepeal ta oli isegi 6, kui ta oli jooksikutega eest ära, ma ei tea, kas 20 minti või võitis või oli 7. Vahepeal ta jõudis sinna päris 7-8 vist oli. Isegi 4. Okei, 4 oli see oli ja ma vaatasin, et vahepeal oli nagu vau, kõrgel, et see sattus õigesse punti ja see oli mitmes jooksikute grupis. Et suuri pingeid nagu tiim peale ei pannud endale, et eks see esimene suur võit oli juba see, et tiim sai tagasi tuurile. Et me täna World Touri tiim ei ole ja siis tuleb nende wildcardi kohtade eest võidelda, et eelmine aasta neil õnnestus siis selles top 3 Pro Continental rankingus olla ja see siis andis siis selle automaatse tuuri kutse ka, et see oli võib-olla nagu räägime esimene. Seda ka lahti on World Touri tiime on 18 või? Jah, võib-olla küll. Ja siis on Tour de France'ile, mis on kõige tähtsam mitmepäevasõit, sinna saab 18 World Touri tiimi ja kas siis on 4 wildcardi või ja 3 saavad siis nagu selle rankinguga, on World Tour, siis on Pro Continental Tour ja siis on Continental Tour ja Pinarello on siis Pro Continental Tour ehk siis nagu selle World Touri teine tase nagu madalamal, aga ütleme võidusõitjate eelarve ja selles osas ta on samaväärne, samavõrdne, ma ütleksin. Jah, et ütleme võib-olla päris siin nende UAE-ga ja nende tipptiimidega täna veel võrrelda ei saa eelarve poolest, aga ega seal väga palju vähemaga ka opereerida ei saa, et jah, nii ta täna on, et see aasta-aastalt on kasvanud ja näis, et kuhu siis välja jõuame, et selline küsimus tuli Rattaläbi podcasti, et sa oled mehaanik, kui seal on nagu mitmepäevasõit ja kui on ühepäevasõit. Et kas see mehaaniku töös on nagu erinevust, et kas need päevad on pikemad või on see öö nagu või öö enne võistlust on lühem, et mis vahe, kui üldse on vahe ühepäevasõidul mehaaniku töös ja kui on tuur mitmepäevasõit? Ütleme niimoodi, kui puhtalt ajakavast rääkida, siis ma arvan, see sõltub paljuski ka võidusõidust ja sellest, et jah, ütleme, need kevadised klassikud üldjuhul on need stardid varasemad ja kui juhtub näiteks siin see Flandria ühepäevasõit samal öösel ka kellakeeramine, et siis hea point, jah. siis ärkadki seal nii-öelda 4 aega üles ja hakkad toimetama, et 2 magama ja 4 üles saad ju 2 tundi nagu power sleepi. Jah, et õnneks nii hull ei ole olnud, et ütleme need 2 magama, see oli mul see esimene koondise aasta ja seesama, mõtlen, mis meil oli, kas U23 ja juunioride Wevelgem, kus siis oli ka see kellakeeramise öö, et see oli ka siuke vahva, et lõpetasid seal tööd ära, et niigi hilja lõid bussi ukse kinni ja siis vaatasid kella, hops oli seal ühest saanud 2, et
Aga jah, sõltub tõesti võidusõidust, et eks ma arvan jah, need kevadised Belgia ühepäevasõidud on natukene võib-olla jah nõudlikumad, et tuleb varem ärgata ja ka näiteks siin tuuril, ma arvan, enamus hommikud olid sellised 7-8 vahele, et seal need etapid hakkasid hiljem tänu nendele teleülekannete kogu selle telekavale, et siis jah, hommikud olid nagu rahulikumad, kui juhtus, et see transferhotellist starti ka lühem oli, et eks see ka mängib omat rolli ja ütleme, ma arvan, tuuril jah, need sellised eraldi stardipäevad, need on alati sellised pikad, kus tuleb hommikul varakult sinna siis stardi kohta parklasse kohale saada, et kõik valmis sättida ja venivad nad ka pikale õhtul, aga kui need päevad on pikad, kas teil on ööpäeval siis mingid söök ette nähtud või tehakse teile kaasa söök või? Meil jah, õnneks need massöörid siis kannavad nagu selle eest hoolt, et igas saateautos või masinas, mis siis päeva ringi liigub, et seal on väike selline lõunapakike kaasa pandud, et on ta kas mingid võileivad, snäkid ja teinekord ka pasta ja selline lihtsam riisitoit, et nälga õnneks jääma või kannatama ei pea, Nii et kui on ühepäevasõidud, siis start on varem, sellepärast et meediamajad ikkagi dikteerivad, et see võidusõit finišeerub kusagil siin Lääne-Euroopa aja järgi kella 4-5 vahel, et sellepärast, kui ta on 200 kildi asemel, mida on tavaliselt võidusõidud velotuuridel 250 või 70 või 290 või isegi 300 nagu Milan-San Remo, siis sellepärast on see start mitte 12 nagu tavaliselt, vaid kell 10 ja siis kõik see tuleb ettepoole siis. Just, et eks see dikteerib ka mingil määral seda kõike, et jah, et tuuril ütlen, kuni selle viimase nädalavahetuseni oli üpris selline lihtne, et selliseid varasi ärkamisi väga palju ei olnud, et see lõppu jah, need viimased see reede, kus sinna Alpe d'Huezi otsa ronisime, siis see oli selline varajane ärkamine, seal juba 5:30 olime meie üleval ja toimetasime, et seal lihtsalt oli vaja ennem see meie mehaanikurekka ennem siis etapi algust sinna üles mäe otsa saada, kas sul hommikuti, sa oled ise spordimees Tsikis, Audenteses käinud Otepääl, kas hommikuti on aega ka nagu, ma ei tea, mingi trenni teha, jooksma minna või midagi, kui on üks pikad 3-nädalased velotuurid, et natukene anda kehale ka füüsilist, see stress on ikkagi, ma arvan, päris kõrge, et midagi seal untsule. Ma tulen veel ühe tuuri küsimuse juurde tagasi, mis seda Shimano komponente ja Pitcocki puudutas, aga seda hetke pärast, et kas on aega hommikuti ka teha sporti? Leiab ikka, et mul üldjuhul on alati, et ükskõik mis võidusõit või laager on, siis jooksutossud on alati kohvris olemas, et iseasi jah, palju seda viitsimist on lõpuks neid jalga panna, aga jah, ikka kui aega tekib, siis kas või jalutamas käia lihtsalt, et sellest melust natukene välja saada ja ennast välja lülitada, et ma arvan, see tuleb selle pika perioodi peale kasuks, Aga kas vahest on ka nii, et on nagu see mitmepäeva sõidul, et on nagu igav seal, et sa nagu öeldakse, et mehaanikul tööd ei ole, et kellelgi rattad katki ja kummidele katki, et tekib siuke, hakkad juba nagu nokkima, et tuleb uni peale, kui oma võileiva ära sööd seal või siukest asja ei ole tavaliselt, et kogu aeg, ikka alati on mingi action, et võib-olla kui sa teist autot sõidad või? Teises autos võib-olla jah, jälle sõltub, et teine auto üldjuhul on nendel atrõvidel või breikaveidel taga, et või siis jah, mägede etappidel oled teise autos mehed ka ülesse, kui keegi eest ära sõidab. Jah, et oled mägede etappidel oled jälle grupetos, et ja nüüd nende kuumade ilmadega, ma arvan, seal teises autos oli ka nagu
ikkagi põnev elu, et said seal ka joogipudeleid anda ja joogipunkte teha siis. et jah, et seda päris sellist hetke jah, kus nagu igav hakkaks, siis mul vähemalt ei ole täna veel olnud, et ju siis olen veel liiga noor ja roheline, et on kõik huvitav, et. Aga mida sa ise ütled, Märt, mis on nagu kõige parem asi sinu töö juures, mis on kõige meeldivam osa nagu selle töö juures? Kui sa pead ütlema ainult ühe asja. Ma arvan, niimoodi päris ühte asja välja tuua on võib-olla keeruline, et mulle kogu see pakett nii-öelda meeldib, et eks ei saa öelda, et ta kogu aeg lihtne on, aga teed tööd ja näed vaeva ja kui veel tuleb ilus tulemus, siis jah, need on nagu sellised ägedad hetked, et võit on alati äge ja ilus, et. Kas kui on võit, siis on õhtusöögilauas võitja palab šampuse välja, ütleb 2 sõna, siis on nagu staff ja kõik on nagu koos võidusõitjad ja mehaanikud ja et seda nagu tähistatakse siis koos, et ma tean, et võidusõitul on nagu see staffi mull, need on omas lauas, tiimi võidusõitjad on omas lauas, et nad kõik elavad nagu nagu ühes mullis, aga natuke nagu eraldi, et kas siis, kui on võidusõidul, tuleb kellelgi võidusõitjal võit, et kas siis seda tähistatakse ja kas tähistamisel on mingid nagu erinevused ka, kas on nagu, kuidas seda Ineoses tehti ja kuidas seda Pinarello tiimis tehakse? Ja, et eks väike šampus ikka õhtul on, et kuigi jah, päevad on pikad ja rasked, et ka selline pidulik moment ikkagi ka leitakse selleks aega, et tihti on mehaanikud on need viimased, kes veel õues tööd teevad, et kui sinna söögilaua taha ei satu, siis tuleb kogu mansaft õue ja tehakse seal need lööme klaasid kokku ja ütleme ilusad sõnad ära, et see tekitab ja ka tiimi tunnet ja tiimi seda sellist meeskondlikku vaimu, et ma tahtsin küsida selle Pidcocki etapi kohta Tour de France'il, kui ta oli eest ära ja Mathieu Van der Poel võitis, et mis siis nende käikudega juhtus või mis seal juhtus siis, et ma saan aru, et ta ei saanud vahetada, mis komponentidega sõidate ja milles siis probleem oli, ma tean, et tiim kiiresti tegi ka pressiteate selle kohta, et ei olnud sinu kui Tommi privaatmehaaniku viga, et jäi õlitamata midagi või ketilülid ei käinud. Jah, seal ainuke asi, mis mul tegemata jäi, et oleks võinud hommikul siis käia harjaga ja asfaldi puhtaks lükata, et seal lõigul oli siis parandatud ja sellist pigi ja kildu seal maas oli, ja juhtus siis nii, et üks väike selline pigitükike lendas sinna käiguvahetaja lingi sisse ja siis täpselt sellisesse kohta, kus blokeeris selle käiguvahetusnupu ära, tagumist käiku ei saanud üldse, kassetil ei saanud üldse vahetada siis? Ta sai vahetada, siis vasak link töötas, aga see lendas jah siis nii-öelda parema lingi vahele, et ta sai käiku kergemaks vahetada, aga rauda raskemaks panna ei saanud, Ja Vinicier pannakse alati raskemaks, sellest, et siis on spurt ja siis on vaja raskemat ülekannet. Mis sa arvad, kas see oleks toonud etapi võidu, kui tal oleks käigud korras olnud? Spekulatsioon, aga me ei tea, või ütleme, ma ei tea, kas see Power Data info on avalik, mida Mathieu sellel etapil seal finišis tegi, aga nagu me teame, et Mathieu Van der Poel ja Tom Pidcock on neck to neck ka tsüklokrossi rajal,
Ja samas Milan Sanremol oli Pidcock ainuke, kes Pogačariga jõudis järgi minna ja Mathieu jäi maha põhjusel või teisel. Mis sa ütled, et me lõikame selle välja, kui sa ei taha, et see läheb eetrisse. Eks see on siuke, ma arvan, spordi ilu ja valu, et saad hiljem spekuleerida ja rääkida, et oleks ja poleks, et selge see, et ega Vanderpooli vastu lihtne finišit teha ei ole, et seal peavad tollel hetkel nagu kõik asjad olema 100%, kui mitte rohkemgi veel, et seal jah, see kui jääb, et mine see tea, et seda me kahjuks nagu enam teada ei saa, et see päev oli nii ja tuleb sellega rahul olla, et selle teema paneme siin, kui me lähme siin Tolli tee Iirise krundile Mätiku juurde sauna, siis võtame selle, see on see teine teema, millest me räägime. Ja, et see on siuke, eks siin ole sõpradega ka, kes nii-öelda laua taga istutud ja ongi siuke tore arutada, et mis ja kus, aga noh, jah, et päeva lõpuks sa seda muuta ei saa ja aga selge jah see, et nii kõva mehe vastu lähed finišit tegema, siis jah, kui see tehnika korralikult ei tööta, siis jääb see paar protsenti ikkagi kuskile õhku ja sealt see vahe tekib, et no ülekande vahe jah, sa kui sul on raskem ülekanne, siis iga bända pöördega sa teine liigub mitu sentimeetrit rohkem, jah, et ikkagi selles suhtes üks nupp, mis oli ära blokeeritud, see ei töötanud, aga SRAMil ja kui ka Shimalol on seal siis lingi üleosas ka väiksed nupuksed, millega saad käiku vahetada, aga jah, päris kui nii-öelda sprindi asendis pead olema, siis sulle näpp sinna ei ulatu ja seal on nagu siin videosid vaadata, siis on näha ka, kuidas seal need käed käivad, et natukene lisaliigutusi pead tegema ja päris nii-öelda ei saa 100% oma asja ära teha, aga jah, see on nagu tänaseks möödanik ja ütleme asju jah, mida me toet kontrollida ei saanud kahjuks, et mehaanik saab ka ainult nii palju teha, mis on kontrollitav. Kuuvarjutus, valuutakursid ja kui tee on porine, on asjad, mida me ei saa kontrollida, et siis ei saa mehaanikut ka süüdistada. Aga eks jääb natukene siuke kibe maitse võidusõitjale kindlasti suhu, et ta vähemalt ei saanud oma maksimumi teha tehnilistel põhjustel ja see oli tingitud just teelt selle mustuse, mis sinna pedali või lingi vahele läks. Me rääkisime mehaaniku töö nagu sellest, mis sulle meeldib ja noh, nagu sa ütlesidki targalt, et see ei ole nagu üks asi, et mulle meeldib olla seal stardi eel või finišis, et saame autoga sõita lähedale sinna ja tänna. Aga mis on see kõige suurem väljakutse, mis on see kõige raskem selle töö juures? Noh, sa ütlesid, et sa olid 5 kuud alguses ära Trinity Racingus. Ma olin liidu juunioride koondises, ma arvan, et üle 3 kuu me ei olnud laagris ära, et selles mõttes okei, nüüd on tänapäeval võimalik tehnoloogiliste vahenditega suhelda oma lähedastega ja kõik on nagu teistmoodi. Aga ikkagi noh, kas see on üks asi, mis on raske selle töö juures, et ma saan aru, et te kusagil 180 päeva olete tööl aastas, aga kui sa oled 5 kuud ära, siis see on nagu noh, Austraalias lähevad osad inimesed aastaks aega teevad tööd ja siis ostavad endale elamise, et mis see kõige raske, mis see kõige suurem väljakutse selle töö juures on ja võib-olla mitte ainult mehaanikutele üldse, kui sa rattatiimis töötad, et ma arvan, nii üleüldiselt, kellega siin rääkinud ka oled, et eks jah, see kodust äraolek või selline jah, et sa elad ikkagi samamoodi nagu sportlase elu, et kus on su kohver, on su ka kodu, et samas jälle teisalt jah, see niisugune pea 200 päeva aastas oled ära, aga see, kui ma koju tulen, siis ma jällegi 100% olen nii-öelda kodus koha peal olemas, et jah, teinekord telefoni teel mingisuguseid asju ajad ja on ka samamoodi meil Zoom meetingud, et siin neid nii-öelda
uusi võidusõite planeerida ja teha, et aga üldjuhul jah, ikkagi oled nii-öelda 100% olemas ja valmis nii-öelda asju tegema, et seda nii-öelda kodust elu elada, et. Ja põhimõtteliselt nagu valdavalt osad sa siis nagu tead aasta alguses juba, et mis tuuri sa teed, mis aegadel sa ära oled, kui pikalt või kui palju sa ette tead, millal sa pead olema võidusõitude laagrites ja kodunt ära? Ütleme, selline kondikava on ikkagi tavaliselt detsembris teada, et mismoodi see hooaeg kujunema hakkab, et eks seal jah, teinekord mingid muutuseid tuleb ka ette, et eriti kui need COVID-i aastad olid, et siis olid jah niimoodi, et tulid Eestisse ja et ei olnud veel maandunudki, juba olid WhatsAppi sõnumid, et kuule, ostsime sulle homseks lennupileti tagasitulekuks, et poisid on haiged. Enjoy your night out. ja pingilt ei ole rohkem mehi võtta, et nii on ja aga seda jah, täna ikkagi ütleme väga palju ei juhtu, et eks sul. Kui palju teil mehaanikud on Pinarello tiimis? Meil on täna kokku 11 poissi nii-öelda täiskohaga, et ja siis käib ka need nii-öelda freelancerid läbi, et. Aga sina siis puhttehniliselt sa siis nagu töötad, kas sa oled Eesti resident, Paksu resident, et sa siis töötad nagu ka FIE-na või sa oledki nagu, või on tööandja sul siis Pinarello, et kuhu riiki sina oma maksud maksad? Õige teravaks läheb jutt, aga ei, maksud. Ei, sa ei pea ütlema, kui sa ei taha, aga ma lihtsalt mõtlen, kuidas nagu see, et tiimi on registreeritud Šveitsis, baas on Hollandis, sa oled eestlane, sul on kodune aadress on Eestis, jah, see 180 päeva, vist see on ju maksuresidentsi mõttes ongi 183 päeva, kui sa oled ühe riigi maksuresident, see peab olema vähemalt 183 päeva ühes riigis, siis, et see 180 ongi nagu täpselt alla selle. Et jah. Et maksurahad on ilusti Eestisse kõik, et toetan Eesti riiki. Siis me saime kindlasti kõik Maksu- ja Tolliameti töötajad, kes ka rattaspordist huvitatud järgmise korral tulevad ka võidusõitu vaatama ja ise rattasõitu proovima. Aga rääkides nagu tehnikast ja natuke nagu autotööstuses ongi, kus ma ise töötan, et see tehnoloogia on nagu nii palju üle võtnud on natuke jõuliselt palju öeldud, aga mina alustasin 11-aastaselt turistiga ja see oli üks hammakas, taga oli 4 hammakat. Siis kui ma endale võidusõiduratta viimase ostsin, millest on ka juba 5 aastat möödas, siis tuli 12-ne tirr SRAM-il välja. Ja Bluetooth käiguvahetusega, nagu sinu telefon, sinu autoga või mis iganes. Kaableid ei ole vaja vahetada, aga see on natuke, mis tuli mulle uudisena, kui ma viisin oma ratta hooldusesse, siis üks mehaanik, kes ka muide aeg-ajalt Red Bullile töötab, ütles, et sa pead oma software'i update ima ja mina ei teadnud, et käiguvahetaja peab ka software'i update ima. Nüüd ma tean seda, et see tuli nagu mulle uudisena, et minu küsimus ongi, et kui palju nagu see mehaanikute töös sellise tehnika ja tehnoloogia areng on nagu mõjutanud teie tööd, et see natuke nagu ka nagu IT-mehe töö juba, et vaatad, et on update itud, patareid laetud ja nii edasi, et kuidas sa hindad seda mehaaniku tööd, et kas seda nagu see tehnoloogia pool on läinud suuremaks, et aru saada, et kuidas üle Bluetoothi signaalid töötavad ja lõpuks on ikkagi see pigitükk, mis meie poti kukub ja võidusõidu võib-olla ära rikub. Jah, et päris palju saad täna nende rataste kallal telefoniga teha, et just seda nii-öelda lõppseadistust või viimistlust, et kõik peab olema update itud ja nii-öelda viimane tarkvara peal, et eks see elektroonikat seal kipub ka teinekord neid
probleeme ja erroreid sisse tulema, et ma arvan samamoodi nagu kes siin laptopi või telefoni kasutab, et samamoodi on nüüd täna jalgrataste käiguvahetus, et kui seal võib kodeerija on mingisuguse väikse vimka kuskile sisse pannud ja sellepärast sul võib-olla käigud ei tööta mingi hetk, et siis pead pidevalt tarkvara uuendama ja kõik peab ajakohane olema, et tehnoloogia, see on et see on, aga mida see seadistamine tähendab siis, et kui nüüd nagu tavainimene, nagu mina aru saaks, et see viimane seadistamine on nagu telefoniga, et sa paned ju, ütleme, et raami kõrv, kuhu käiguvahetaja kinnitub, see peab olema otse, et siis käigud, aga kas siis, et käigud paremini vahetuvad, seda sa siis sätid, kas selle settingu sa siis teed läbi telefoni või? Jah, ütleme selle saad ka ilma telefonita, aga et kuidas siis kellelgi, et ja näiteks siis seesama need nupud, et need nupud, mis ei olnud ära blokeeritud too etapp, et õnneks olid või on meil kõikidel kuttidel seadistatud selleks, et saadki siis käiku sealt pealt vahetada, et aga see on nagu emergency või nagu hädaolukorras, et sul on nagu plaan B. Jah, et nad on nagu lisanupud, et seal osadel näiteks meeldib Garmin ühendada nende nuppudega ja saad siis oma Garmini ekraani sealt vahetada ja infot sättida, et seal täna võid seal kombineerida igatepidi, et on nagu variante nagu lõputult, et pluss veel panna neid sprint shiftereid, satelliit shiftereid, et ei ole sul ainult see käiguvahetaja, et ei ole sul ainult see käiguvahetaja link käel, mis vahetab, aga võid seal selliseid väikseid lisanupukesi panna lenksu külge või kuhu iganes sulle meeldib, et kas või taha taskusse, et joogipudeli külge. No näite jah, et kui loov oled, et aga selline küsimus, et kas siis võidusõitja ja auto, kus siis üks mees istub roolist, spordidirektor istub kõrval ja annab siis käsklusi, annab informatsiooni võidusõitjadele, mehaanik istub taga paremal, tema pea kohal siis number 1 võidusõitja ratas ja nii nagu staatuse järgi, kes on siis viimane, siis seal ratas on kusagil seal keskel ja sa pead seda teiselt poolt tooma või ma ei tea, redeliga minema tooma. Aga selline küsimus, et kas sa siis põhimõtteliselt saad oma telefonist ka mingisugust asja kontrollida, et käiguvahetaja ei tööta, et sa vaatad, et kõik on update itud või ma ei tea, patareid on täis laetud, aga millegipärast, ma ei tea, ühendus kaob ära või on, ma ei tea, värgilm või kas sa saad oma telefoni ka mehaanikuna kasutada ja midagi kontrollida võidusõita ratta kohta, et saada tehnilist informatsiooni, kui midagi ei tööta näiteks? No, ütleme, jah, tehniliselt on see võimalik, aga ütleme, selle asja ikkagi teed eelneval õhtul ära, et kontrollid kõik üle, et oleks update'id ja üldjuhul see update'ide info tuleb ka, näiteks meil on täna SRAM ja tuleb SRAM-i poiste käest juba ette teada, et sellel kuupäeval tuleb update ja antakse märku, et just, ma seda tahtsin küsida, et kui tuleb võidusõidu ajal update, et kas siis hakatakse aga võidusõidu aeg jah, et põhimõtteliselt kui see kutt sul auto juurde tuleb, siis on võimalik sul see sealt Bluetoothi rägastikust üles leida see õige ratas ja ära ühendada, et ei pea nagu vanasti 2/3 mehaanikut on taga uksest või taga aknast väljas ja tegeleb selle käiguvahetaja reguleerimise ja nende väikeste kruvide keeramisega, et käigud kodarasse ei lähe ja käigud ja kett maha ei lähe. Et kas see ongi kõige suurem nagu muutus või mis sinu jaoks on kõige suurem tehnoloogiline muutus, tehniline või tehnoloogiline, et sa oled nii kaua juba profimaailmas olnud selle kohta, on sul kindlasti oma arvamus, mis sa ütled? Jah, et eks elektroonika ja
see kindlasti on nagu aasta-aastalt areneb ja ütleme, osalt on nagu lihtsam ratast ehitada, et sul on neid kaableid ja ka täna juhtmeid vähem, et kaablitest probleemi ei ole, kaableid ei ole lihtsalt enam. Just, aga teinekord kui ongi mingisugune error, siis ütleme selle vanakooli trossiga oli nagu selles suhtes lihtsam, et hakkasid arutama ja leidsid nagu vea üles, aga... Ja vahetad ära, aga kui kõigepealt tuleb viga üles leida, aga kui viga ei leia, siis on väga raske viga kõrvaldada. Okei, no huvitav igal juhul, et natuke ka aru saada need, kes ei ole rattaspordiga nii igapäevaselt sina peal nagu sina, et võidusõidul, mis siis kõige rohkem on, et võidusõidul läheb rehv katki, siis jookseb võidusõidutiimi mehaanik välja, 2 jooksu on gaas, üks on esimene, üks on tagumine, informatsioon tavaliselt tuleb, võidusõitjatel on raadiosaated, ütlevad, kas läks esimene rehv katki või tagumine, et kas siis vahetakse jooks või vahetakse ratas või olenevalt see võistlussituatsioonist, et kui lähedal finišile oldakse? Sõltub jah täitsa võidusõidu nagu situatsioonist, et kui on selline rahulikum hetk, siis üldjuhul vahetad lihtsalt jooksu, aga kui seal jah lõpupoole ja veidi pingelisem on, siis on jah lihtsam uus ratas anda katuselt, et sõltub jah täitsa olukorrast, et täna jah võib-olla üks suur muutus, mis veel on, et juba aastaid neid tubeless rehve kasutatakse, kus siis spets nii-öelda piim sees on, mis... Tubeless tähendab seda, see on ilmes sisekummita siis? Jah. Mina omal ajal isegi, mitte küll väga palju, aga läppisin sisekumme. Või noh, tegelikult siis ta oli nagu need Vene startsushedel ja nendel olid nagu, oli ka ühes tükis, aga sa pidid ikka nagu kirurg lahti lõikama väliskummi ja siis parandama ja siis õmblema. Aga jah. Et see on, ma arvan, ka päris palju muutnud, et see piim seal sees, siis kui sul peaks mingisugune väiksem torge olema, siis üldjuhul lapib need augud kõik kinni ja annab sulle nii-öelda paar sellist lisakaarti taskusse, et... See on nagu oleks mehaanikute ametiühingud sulle välja mõelnud, et teil vähem tööd oleks, töö ja puhke seadus oleks rohkem tasakaalus. Seda me pressime, et elu lihtsam oleks. Aga kas sa näed, et kas see areng, nagu me rehvidest räägime, et rehvid on läinud laiemaks, rõhud madalamaks, et kas sa näed ka, et minnakse lõpuks selle peale, nagu on Formula 1, et on nagu vihmase ilma rehvid või on näiteks munakivi rehve päris ei ole, aga on nagu teistsugused, on kasutatud küll selliseid tehnoloogiat, mis siis rõhku muudab rehvis, et kas teie olete seda kasutanud ja kuidas sina nagu mehaanikuna seda hindad, et kas see tehnoloogiline arendus on selline, mis läheb massidesse, näiteks nagu ketaspidurid on kõikidel valdavalt ratastel, nüüd ka elektriratastel. Või see oli selline üksik... Jah, seda rehvirõhu muutmisaparaati, seda ma kasutanud ei ole, aga siin mõned tiimid on just nendel kevadistel klassikutel kasutanud, et jah, et eks ta niisugune soovitud on, ei tea, mingi pidama täna need asjad jäänud ei ole, et ju siis, aga jah, eks selge see, et eks otsitakse kogu aeg nii-öelda uusi ja selliseid millimeetri kaupa neid võimalusi, kuidas paremaks sõitu muutvaid vahendeid, et saaks nagu just neid sõitud on nagu Roubaix ja Flanders, et kus neid munakivisektoreid palju on, et sealt võimalikult valutult üle tulla. Räägime natuke seadistusest ka, et mina endise ratturina tean, et tegelikult kui sa ikka ostad ratta endale ja tahad, et su rattapositsioon oleks täpne, et sa lähed sinna firmasse, kes aitab su rattapositsiooni paika panna. Et
tiimis, kus tulevad näiteks uued ratturid või tulevad teisest tiimist ratturid, siis kas teil on nagu selliseks talvelaagris või detsembrilaagris on ka nii, et tehakse nagu see fitting või see bike fitting, et pannakse paika, et noh, et kui ta ennem sõitis Cannondale'iga, nüüd seda Pinarelloga või ennem sõitis mingi teise rattafirmaga, et noh, see ei ole nii, et sa lihtsalt tead sadula kõrgust ja lenksu pikkust, et neid mõõtmeid on rohkem kui mitu, on ju. Et kas selles osas on ka mingisuguseid nagu muutusi, et näiteks, et kui sadula kõrgus on üks, siis näiteks mingitel võidusõitudel on selleks munakividega Roubaix või Milan-San Remo, et siis on natuke muudetakse seda settingut. Kas siis sadula kõrgust või siis lenksu kaugust või lenksu selle pikenduse pikkust. Kas selliseid asju ka tehakse või see oli nagu see Moritz tegi kasutas seda mountain bike'i sadulat, et Milan-San Remost mäest alla tuli hästi kiiresti ja hästi madal olla. No see jah, kui see Mohoritši näide välja ette selleks Sanremo laskumiseks, siis väga tihti ei ole, et üldjuhul jah, kui sul see bossa on paika pandud ja sa sellega rahul oled, et siis seda väga ei muudeta. Et mõningad sellised spetsialistid on, kellele millimeetri kaupa meeldib iga päev liigutada, aga eks see on rohkem selline rohkem jah, meelelahutuslik ja peas need asjad kinni, et otsitakse endale mingisugust tegevust seal hommikul, et stressi maandada. Aga see küsimus, et rattafirmad on mingid asjad nagu kõik analoogselt kasutavad ja ma ei mõtle siin komponente, et põhimõtteliselt, kui sa ennem sõitsid näiteks mingi Ameerika nagu, ma ei tea, siin Specialize'i või siis Cannondale'iga ja nüüd sõidad siis Pinarelloga või BMC-ga, et kas see sadula kõrgus, noh, põhimõtteliselt see on nagu üks ühele, et sa tõstad seda ringi või see on ikkagi nüansid seal? Ja, seal sõltub päris paljuski sellest raamikomeetrist ja just, ma saan mõtlema raamikomeetrist. Et mingisugune enam-vähem see suurusjärk võib olla sama, aga päris täpselt ikkagi jah, et seal neid raame siis võrdlema ja sellepärast me siis meil oli siis oktoobrikuus juba oligi nii-öelda spetsialine bike-fit laager, kus need asjad paika pandi ja siis nii-öelda detsembri laagris oli veel selline nii-öelda viimane peenhäälestus veel, et. Peenhäälestus on väga populaarne sõna Eestis, ma tean. Et kas see tähendab siis seda, et seda nagu rattafirma, rattatootja, kes teile rattad tarnib, siis tema nagu hoolitseb selle eest, nagu, et teie käiksite kaasas selle viimase sõnaga, viimase informatsiooniga, et noh, seda informatsiooni tuleb ka, et siin on nagu 95% nagu seda informatsiooni, aga 5% on võib-olla tarkust, et sellest informatsioonist see tarkus välja võtta, see on ka tarkus. Ja, et meil on seni olnud väga hea koostöö Pinarelloga, et suhtleme pidevalt ja et kui satume Itaaliasse sinna tehase lähedale, siis käime alati külas ja käivad nemad samamoodi ka võidusõitudel. Kus see Pinarello tehas on Itaalias? Trevisos. Treviso, okei. Et selles mõttes, et sa rääkisid selle millimeetritest, et kas see ongi nagu, et mõni võidusõitu ütleb, et kuule, mul on ikka natuke liiga kõrge või liiga madal, ja kas on võidusõitude ajal ka niimoodi, et keegi tuleb, ütleb, et jah, ma vahetsen ratast, aga mul see teine ratas, mis katusel oli, et sellele nagu millimeeter liiga kõrge sadur või millimeeter liiga või 2 millimeetrit liiga kõrge või liiga madal, et kas on selliseid situatsioone ka, et selliseid lugusid keegi ütleb, et palun 2 millimeetrit madalamaks sadulat? Teinekord tuleb ette ikka, et eriti kui ütleme see nii-öelda põhiratas, millega sa igapäevaselt sõidad, et eks sadulas istud, siis sadul ka mingi hetk mitte ei väsi ära, aga jah, kas seal see võtab oma mingisuguse kuju, et kui sa päris nagu tutika sadula selga istud, mida kordagi võib-olla kasutatud ei ole, et siis eks see tundub natukene jälle teistmoodi, et aga me üldjuhul eriti siis
ennem selliseid suuremaid sõite tuurilgi näiteks need esimesed päevad, kui seal Barcelonas olime, et siis kõik nii-öelda niisiis jah, põhivõidusõiduratas kui ka varurattad, et kõik prooviti ennem trennis ära, et kui oli kellelgi seal midagi, et tahaks natukene sadula nurka muuta või seal millimeeter või pool millimeetrit allapoole, ülespoole, et siis need asjad pool millimeetrit küsivad, jah. Et need asjad sai kõik ennem trennis ära tehtud, et võidusõidul siis olid nagu jah, nii-öelda rahuliku südamega, et kõik rattad, mis sul katusel olid ennem juba trennis läbi proovitud, et need asjad jah, vaatame ja kas või treeninglaagritestki, et kus on aega rohkem, et siis üks päev annad seal varuratta sõita ja et kõik rattad on nagu läbi proovitud ja testitud, et niimoodi ehku peale nagu ei anna midagi, et sellega tuleb natuke nagu see, et ma mäletan Tour de France'il Barcelonas enne teise etapi starti grupisõit, mis oli kusagil 80 kilomeetrit Barcelonast väljas. Ma vaatasin üks võidusõita, vist oli see Briti meister, mis ta nimi ongi, Wright või? Jah, Wright. Tuli sinu ja ütles, et kuule, mul on vist lenks natuke pägetares, sul oli kohe 60 käes, tegid lahti ja võib-olla sa tegid selle liigutuse, võib-olla sa ei teinudki selle liigutust, aga see on nagu rohkem mentaalne värk, et võidusõit tunneb, et jah, et nüüd on mul korras, et see, ma näen, et see tuli väga hästi professionaalselt sul välja, kahjuks mul seda filmi peale ei võtnud, et kas selliseid situatsioone on nagu palju, et keegi tuleb, et kuule, mul sadul on, et kas sa saad katsuda midagi, et see on nagu sihuke stressi maandamise, nagu sa ütlesid, stressi maandamise vahend. Ja, eks jah, see näitlemisoskus peab teinekord hea olema, et ja omal nagu seda külma närvi ka nii-öelda säilitama, et need saad aru, et võidusõitjatel on ka pinged ja see stress on teinekord laes, et siis pead nendel momentidel ise nagu kindlaks jääma ja teedki seal teinekord lihtsalt võib-olla selle võtmega selle liigutuse nagu hirmsasti keeraks lahti ja kinni neid asju, aga tegelikult ei puudu midagi, ja see tundus ka täpselt, see oli see liigutus, et nüüd on okei, et tehnika osa lõpetuseks veel, et kas on nagu see tuur, mis oli tohutus kuumuses, et kas seal on ka nagu see oht, et midagi nagu üle ma ei tea, akude laadimine, mis mulle esimesena meelde tuleb, et nagu elektriautodel on väga palju suur jahutus, et neid akusid jahutada nii laadimisel kui sõitmisel, et kas kuumusega on mingisugused asjad või piduriklotsid või ma ei tea, kasutatakse teise komponendiga piduriklotse, et kuumuses muidu nad lähevad liiga kuumaks või kas midagi sellist ka on? Jah, no see panid ikkagi jah, oli seal päevi, kus ütleme tänu sellele kuumale pidid võib-olla tihedamini klotse ja võib-olla mitte just klotse, aga ka pidurikettaid vahetama. Tõesti, kes on kolme nädala jooksul tõesti piduriklotsi on väga vahetada, see on nagu okei, see on nagu ikka läheb nagu leibe. Jah, et me mõtleme vist vahetasime viimasel puhkepäeval, panime kõigile uued klotsid alla. Pariisi oleks särav ja uhke tull. Jah, et need mäged etapid ka veel lõpus seal, ja ka kuum ilm, aga jah, pidurikettaid sai seal võib-olla tihedamini vahetatud, et seda on kohe näha, et kui sul on selline nõudlikum etapp üles-alla ja üle 40 kraadi kuuma ka, et siis need asjad saavad vatti ja tuleb nagu siis vahetada ka, et Kas võidusõidul on ka nii palju rehve läinud, et sa oled pidanud siis nagu kas siis autos jooksudel rehve vahetama või oled siis, kus toidupunktid on sonjööride kätte, et lihtsalt nii palju on läinud rehve, on seal mingi, kas see Roubaix või selle jaoks ollakse valmis, aga näiteks kui on Tour de France'il on ka vahest munakivi lõikudega, et kas on selliseid situatsioone ka olnud, et lihtsalt nii palju läheb rehve, et sul ei ole võimalik enam, kõik rehvid on juba nagu katki või et sa pead hakkama vahetama neid, kas sellist asja on ka juhtunud või? Mõtlen, mul endal, kui ma autos olen olnud, ei ole päris nii ekstreemseid asju õnneks ette tulnud, aga ei ole otsa saanud kaupa. Aga kaupa ei ole otsa saanud, et aga jah, see variant meil alati on, et on see teine auto taga kolonnis ja samamoodi siis ka joogipunktides kõikidel on
paar varujooksja kaasas, et siin eelmine aasta näiteks Briti tuuril oli, kus läks, ma arvan, terve pundi peale. Mul nüüd see number ei ole meeles, aga see oli üüratu kogus, mis rehve läks, et. Ja see on 5-päevane tuur või see on nädalane tuur? 5-päevane, et sõltumata siis sellest rehvi tootjast, et oli ka brittidel hea kuiv suvi olnud ja just siis, kui tuur algas, hakkas sadama ja sellistel väikestel küla ja siis farmi teedel see võidusõit seal käis tihti, et kogu see jama, mis see vihm sealt lahti peksis, siis tuli tee peale ja et kõik kivi ja pori, et see lõhkus päris palju seal ja tegi pahandust mehaanikutele, et ei olnud kasu sellest viimast. Jah, seal tõesti ei aidanud ükski piim, et kas tehnilise osa lõpetuseks, et kas nagu alati on see, et kui on nagu see vihma on sadanud, eriti näiteks Vueltal kaua aega kuiv olnud ja siis saab vihma, siis kõik teed lähevad libedaks. Et kas seal on nagu peale selle, et olla nagu hakata varem pidurdama, mida võidusõitjad tavaliselt ei taha teha, nagu F1-gi sõitjad, et viimasel hetkel pidurdavad. Et kas on võimalik neid kukkumisi ära hoida sellega kuidagi tehnilise muudatustega või ma ei tea, UCI mõõdab soki ja lenksu pikkust ja väga tugevalt jälgib seda või keegi viskab vales kohas pudeli, siis trahvib seda 7 frankides võidusõitjat. Et kas on võimalik neid kukkumisi kuidagi ära hoida nagu tehnilise poole pealt ja tihti need kukkumisi juhtuvad, kui on ilmastikorrad muutuvad, vihm, kui on kaua aega kuiv, et isegi Belgias teed lähevad kuidagi libedaks. Mis sa ütled selle kohta? Jah, see on siuke tore teema jälle arutada, et eks see on meil 3. teema sinna sauna õhtuks. Ma arvan, siuke üldpildis jah, et eks tehnika areneb ja kiirused lähevad aina suuremaks, aga samas see keskkond, kus võidu sõidetakse, et seda kogu aeg muudetakse just turvalisemaks, et oleks nii jalakäijatel kui autojuhtidel parem liigelda, et ja siis meie sõidame seal võib-olla teinekord 70-80 kilomeetrit tunnis läbi väikse külakese kuskil Prantsusmaal, kus on pandud igasuguseid lamavaid politseinikke ja muid toredaid asju sinna tee peale. Just, et ega see kõik nagu kaasa sellele ei aita, et see siin hakata mingeid ülekandeid piirama, ma ei usu, et see midagi lõpuks muudab, et pidureid poistel rohkem peale keerata ja et siin võid nalja visata ja igast asju arutada, aga ma arvan üldpildis see asi nii on, et tehnika areneb kiiremaks ja ütleme see keskkond kus võidu sõidetakse, et seda tehakse nii tavaliiklejale turvalisemaks ja seda mööblit on seal tee peal, takistusi on aina rohkem, et võidu siis peaksidki olema nagu seal Imola, Solder, Spa ringidel, et Bretagne klassik, see tavaliselt võidusõiduring peab olema 15 millegagi, 5-16 kilomeetrit, et siis on nagu tehakse see puhtaks tänavapuhastusvahendid või nende masinatega, et võib-olla siis töötab, aga jah, see teema jääb ja kiirused kasvavad. Tase on ühtlasem, et sul on rohkem mehi seal pundis, võib-olla nendel otsustamatel situatsioonidel rohkem, et tase on ühtlasem, aga üks mees kogu aeg võidab Tadei nimeline põhjusel või teisel. On see ühepäevasõit, mitmepäevasõit ja kõik muu, mis siin vahele jääb. Aga lõpetuseks, Martti, kui nüüd keegi mõtleb selle mehaaniku töö peale, on leidnud rattaspordi, armastab seda sõitu, jälgib neid võistlusi ja tahab ka mehaanikuks saada, et mis on nagu need 3 asja, mida peaks tegema, et kui keegi tahab mehaanikuks saada rattatiimi? Mis sa soovitaksid? Võib-olla keegi ei lähe nii hästi, et saad kohe, et ei pea ühtegi CV-d saatma, et tullakse sinu juurde, et kas te oleksite nõus tulema meile
tööle, et mida sa soovitaksid oma tulevastele noorematele kolleegidele või ka vanematele kolleegidele, kes tahavad rattamehaanikuks saada profitiimides? No kui see huvi ikkagi suur on, siis mis ma enda pealt vaatan, et ma olen tänulik, et mul õnnestus siis jah, Eesti koondisega need paar aastat teha, et sain seal Jassi ja Manneri käel kõvasti vett ja vilet, et ma arvan, see on selline hea koht, kus nagu alustada, et üldse nagu aru saada, et kas sulle see elustiil sobib, et ega jah, et kui sulle seal ei meeldi, siis ega nii-öelda kuskile suuremasse profitiimi liigud, et ega seal elu nagu lihtsamaks, ma arvan, et ei lähe. Läheb professionaalsemaks, aga mitte lihtsamaks. Jah, et eks ütleme nii ja naa, et mingeid asju võib-olla on vähem, mingeid asju rohkem, et aga jah, päeva lõpuks pead ikkagi töö ära tegema ja pead armastama seda tööd. Ja pead jah, nagu, et eks ta, ei saa öelda, et ta päris hobi mulle on, aga ikkagi jah, täna võib öelda, et suuresti minu nii-öelda elu, et väiksest peale olen ratta seljas olnud ja päris nagu jah, mingit muud elu ma justkui nagu elanud ei olegi, et ühes selles valdkonnas ja omas mullis oled olnud, et sa olid võidusõitja, sa olid Eesti koondise mehaanik ja tegelikult võib-olla ongi, vaata Eestis mõeldakse, et see Eesti koondise mehaanik, et okei, seal on nagu alati on ressurssi vähe, aega vähe, vahendeid vähe, erinevad komponenditootjad on keeruline, et ei ole kõik seda SRAM-iga või Shimanoga. Et tegelikult, no mida ma siin 2 aastat Belgias elades ka näen, et kui sa oled nagu Eesti koondises, see on nagu rahvuskoondises, see on nagu see jalgpallis või ratsasõidus, et seda nagu alahinnatakse, aga see ongi, et kui sa saad kuhugi CV saata, et ma olen olnud meie riigi koondise mehaanik, siis tegelikult see tõstab kohe siin nagu juba võib-olla nende esimese 10 CV hulka, et seda mitte karta, kuigi tööd on võib-olla palju ja vahendeid on vähe ja on vaja pikad tööpäevad teha, et see on nagu üks asi on ju. Ja ma arvan, täna on, kui siin võidusõitudel käin, siis ütleme meil võidusõitjad küll väga palju eestlaseid ei trehva, aga see personali pool peaaegu igal võidusõidul, et meil neid eestlaseid on täna päris paljudes tiimides nii mehaaniku kui ka massööridena, et juba siis, kui mina mäletan Ineosesse läksin, siis eestlased olid juba teada-tuntud, aga kas see ongi see nagu see töökus või mille järgi siis meid teatakse, et me ei virise, me ei räägi nii palju kätega, me ei hädalda, kui on midagi kehvasti, et me teeme ära ja lahendame küsimused, vaid lahendame probleemid ja ei räägi probleemidest, vaid räägime lahendustest. Meil vist on jah, see oskus tööd teha ja kannatada, et nagu see sportki, rattasport on ka üks kannatamine. Jah, et ja väga palju ei virise ka, et teeme omad asjad ära ja ju siis see on meie sihuke nišš, et millega läbi lööme, Aga kas nagu, et tööd saada rattatiimis on nagu, ma ei tea, läbi LinkedIni või otse tiimidesse pöörduda või kuidas veel nagu saada üldse nagu selle, et sa proovitöödki saada, et kuidas selleni üldse jõuda, et kuidas saada näidata, et sa oled töökas, osav ja pädev? Jah, hea küsimus, et täna vist ma arvan, on neid variante palju, et sotsiaalmeedia ja igale poole saad ju kirjutada ja saad otse kirjutada, kui tead, kes otsustaja on. Otse kirjutada või võidusõidule lähed kohale ja võtad kellelegi varrukast kinni, et sõltub, kui julge oled, nii et julged pealehakkamist ja mitte, kui proovid, siis on 2 võimalust, kui ei proovi, siis on 1 võimalus, et siis kindlasti ei saa midagi. No just, et ma arvan, karta ei ole siin midagi, et nagu igas eluvaldkonnaski, et ega ütlengi, kui jääd lihtsalt koju istuma, siis ei juhtu sul midagi, et tuleb jah, kuskilt otsast alustada ja kunagi ei tea, kuhu nagu miski kontakt võib viia, et see on niisugune
äge osa, ma arvan, selles elus, et käid ja teed ja võimalused tekivad, jah, et minu arvates minule endal isiklikult ka siin 20 aastat olles eestlastele abiks Belgias ja lähiriikides, siis nagu see võidusõitudel minust on ka see, et sa isegi suhtled, see ring ei ole väga suur inimesi, see on nagu väga sõbralik ring, väga ühtehoidev ja teine on ka see, et mis mulle meeldib, on nagu see võidusõitudel, kas sa seal sõidad autoga tagapeoled toidu-joogipunktis, et nagu etteolematud asju, nagu hästi palju sa pead suutma kiiresti reageerida, et sa ei tea, et ei ole nii, et sa annad need pudelid, võib-olla saavad pudelid otsa, pead minema tooma jooki, vette, et minu jaoks ongi nagu see osa nagu huvitav, et noh, sa ei ole nii, et sa tead, et nüüd läheb 12. kilomeetril ja 72. kilomeetril läheb kumm, sa tead, et nendel kilomeetritel on võib-olla munakivi ja see oht on suurem, aga see teadmatus ja see reageerimise oskus ja see ongi nagu selline excited, et sa ei tea nagu mingis põnevusfilmis, mis juhtub, et kes tegelikult see mõrvar on või kes süüdi on, et ma arvan, et see on ka sellise nagu see adrenaliini, kui sa oled enne võidusõitu olnud, et see pakub sulle ka autos võidusõitudel tagasõites. jah, nii ta kipub olema. Nii lõpetuseks nüüd, päris lõpetuseks, nüüd sa oled kodus, puhkad Märjamaal, kas on hea puhata. Sa lähed MM-il Kanadasse, see aasta toimuvad jalgrattasõidu maailmameistrivõistlused Kanadas, enne seda on ühepäevasõidud Montrealis ja Quebecis, mis on nagu natukene sellised ettevalmistusvõidusõidud ja sa lähed sinna siis mis tiimis, kellele appi sa lähed sinna? Brittidega. Okay. Praeguse seisuga jah, et kuna ma sinna nendele oma kommertstiimiga nendele ühepäevasõitudele juba varem kohale lähen ja tõenäoliselt meil osad poisid, siis britid, kes meil selles profitiimis on ka koondise eest seal väljas, et siis jään neile sinna ka appi. Et kui kõrgeks või kui heaks sa pead Tom Pitcocki võimalusi maailmameistrivõistlustel Quebecis sellel aastal? Ma arvan, et rada on sobilik ja kui jala teada on, siis võib kõik asju seal juhtuda. Ja kui need jälle digi sinna kuhugi vahele ei saatu. No ma usun, et Kanadas on ka hea tee kvaliteet. Seekord võtan enda harja kaasa ja käin hommikul raja läbi. Okei, hästi, kuule igal juhul suur aitäh. Annan sulle veel lõpetuseks lõpusõna öelda midagi siis Rattalõvi podcasti kuulajatele ja kindlasti me kohtume varsti, kas siis Belgias kusagil mujal või siis Märjamaal Kasari jõe ääres, kui lähme südameringi sõitma ja pärast sauna ja Kasari ikka. Et sinule veel viimane sõna. Jah, ma ei tea, millal teil see podcast laivi läheb, et siin täna on seda peab Toomase kes küsima, jah, et Toomas on ka natuke puhkuslaimel, et täna on veel siuke, ütleme augustikuu on veel ees, et loodetavasti on ilusat ilma, et nautige rattasõitu ja seda suve, mis veel alles on jäänud ja ma arvan, tuleb põnevaid võidusõite ka veel, mida telekast vaadata, et Vuelta ja palju muudki, Ja Vuelta hakkab juba augusti lõpus, selle hea sõnumiga ongi lõpetada, et mitte ainult telekat vaadata, aga ka ennem sõita vähemalt 2-3 korda nädalas, siis saab nagu sellest peensusest ka, sellest rattasõidu peensusest aru. Nii et igal juhul aitäh sulle ja järgmiste kordadeni ja siis edu ka brittidele. Ma tean, et Madis Mihkels ja Oliver Mätik sõidavad Eesti koondises eliidis U23 kategoorias, nii et kindlasti sa neid ka seal treffad.